Alles 6 kuud tagasi ma ei suutnud oma korteri üüriarveid maksta ja nüüd ma teenin oma ettevõttega 5 kilo kuus 20-aastaselt. Ja lõpuks me müüsime siis ühe pusa oma klassiajale. Et kui ma olin selline 15-16, siis ma tegelesin ka päris paljude selliste kahjulike ja mõttetute tegevustega nagu joomine ja muud sellised asjad, mis tegelikult hoopis viisid mind nagu tagasi. Ma tahtsin siin videos jagada oma kogemust, oma lugu, kuidas ma alustasin ettevõtlusega 16-aastaselt ja kuidas on siiamaani läinud, kui palju raha ma olen teeninud, kui palju läbikukkumisi mul on olnud ja nii edasi. Kõik tegelikult algas minu jaoks põhikooli lõpus, gümnaasiumi alguses, sain 9-10 klass, kui ma sain aru sellest, et ma võib-olla ei taha seda nii-öelda tavalist teed pidi minna, et ma nii-öelda omandan hariduse, siis lähen tööle kuskile, vaid ma teadsin, et ma tahan nagu teistmoodi kuidagi elada. Et elada nii-öelda oma elu, mitte kellegile alluda ja lihtsalt saavutada nagu see vabadus, et ma saan põhimõtteliselt ükskõik millal minna, kuhu ma tahan ja nii edasi. Et see oli see nagu unistus ja mis ma panin tähele, oli see, et ma olin tegelikult nagu, ütleme, üks ainukesi võib-olla, kes juba kooli ajal küsis nagu, et miks me mingeid asju teeme. Sest ma ei näinud pointi nendel asjadel, mida me nagu koolis tegime. Ja ma arvan, et sellepärast algas see mõte või see püüdlus proovida kuidagi sellest nagu nii-öelda tavalisest hamstriratast nagu põgeneda. Põhikoolis ma olin 4-5-line. Kui ma gümnaasiumisse läksin, siis mu hinded kukkusid päris palju. Peamiselt sellepärast, et ütleme, üks prioriteetidest võib-olla ei olnud enam saada võib-olla häid hindeid ja õppida nii väga ja teha kodused töid, vaid pigem arendada edasi oma ettevõtteid ja tegemisi. Kui ma olin selline 15-16, siis ma tegelesin ka päris paljude selliste kahjulike ja mõttetute tegevustega nagu joomine ja muud sellised asjad, mis tegelikult hoopis viisid mind nagu tagasi või taandarenesid siis põhimõtteliselt. Samas ma olen õnnelik, et need asjad said sellel ajal läbi tehtud, sest kui ma ei oleks neid teinud läbi sellel ajal, siis ma oleks võib-olla hakanud neid alles nüüd tegema, ma ei tea, aga see faas on nagu läbi. Et mu esimene ettevõte tegelikult algas sellest, et ma läksin lahku oma esimesest suhtest 16-aastaselt, oli kuskil jõuluaeg, vist oli 2020 aasta lõpp oli, koroona oli ka veel. Ja siis me sõbraga tuli selline idee teha e-pood, mis müüb siis popiteid ja muid selliseid fidget mänguasju. Kuna need olid TikTokis väga sellised populaarsed ja trendikad, aga Eestis ei olnud veel keegi neid müüma hakanud, siis me otsustasimegi investeerida sinna kuskil algselt vist mingi 500 eurot äkki, 250 eurot tema, 250 eurot mina. Ja tellisime endale siis ühe Hiina tehase käest, tellisime siis kauba endale Eestisse, et me ei tahtnud dropshippingut, me ei tahtnud teha, sest tarneajad olid pikad ja juba sellel ajal oli dropshipping selline natuke võib-olla surnud teema ka, et inimesed tegelikult oskasid Hiinast ise ka tavaliselt juba asju tellida, nüüd on juba eriti see Shein ja Temu ja kõik need asjad on ju. Aga jah, tellisime kauba Eestisse 200 tükki või nii, et me alustasime kõigepealt me tegime e-poe valmis, mis võttis kuskil 1-2 nädalat. Me tegime hästi suure vea sellega, et me tegime selle nii-öelda e-poe Wixis, ehk siis maksmine toimus ainult siis kaardiga, et ei saanud Apple Pay'd ega muid asju ei saanud sisse integreerida, et see oli suur viga meie poolt, aga me tegime esimest korda seda ja olime alles mingi 16-17 aastased. Saime tooted, jõudsid kohale, e-pood sai valmis ja siis me hakkasime tegema turundusvideosid. Me kasutasime oma turunduseks TikTok'i peamiselt,
meil oli ka Facebooki leht ja muud asjad ka, aga TikTok toimis kõige paremini. Seal oli see orgaaniline reach oli nagu ülihea, et sa ei tea trendikaid videosid ilma, et tegelikult pidi midagi maksma. Ja peamiseks väärtuseks meil oligi meie e-pool see, et me olime esimene ja ainuke koht, kus sai siis tellida neid mänguasju Eestis. Enamus meie klientuurist olid siis küllaltki noored lapsed ja nii, kes siis oma vanematelt ilmselt punnisid, et palun osta mulle popit. Oli jah selline olukord, kus ma ärkasin üles ja kell oli just 9, mingi koolivaheaeg oli ka, jõuluvaheaeg. Ja siis ma ärkasin üles ja ma vaatan, et kuule, meil hakkavad mingi tellimused tulevad. Esimest korda nagu, sa tuleb esimest korda kogenud seda, et sul tuleb raha ilma nagu midagi aktiivselt tegemata kontole. Oli nagu päris sõge, isegi kui need summad ei olnud suured, meie keskmine tellimus suurus oli mingi 9 € midagi, et selles mõttes rahasummas ei olnud nagu suur. Ma hakkasin neid tellimusi vormistama samal päeval, kui kõik see juhtus, meil tuli 43 tellimust ühe päevaga ja kõik see oli selle sama ühe video pärast, mis me TikToki panime. Ja põhimõtteliselt oli selline väga suur eufooria tunne, et püha jumal, et see võibki vist reaalselt nagu töödata. Aga mis juhtus oli see, et tegelikult lõpuks me hakkasime konkureerima Karupoeg, Puhhi ja mingite muude mänguasja poodidega, sest need popitid jõudsid päris kiiresti ka Eestisse. Et võib-olla siin, ma ei tea, paar nädalat või paar kuud jõudsime olla nagu ainukene koht, kes seda müüs. Jätkasime TikToki videosid, sellist päeva nagu meil see 43 tellimuse päev oli, sellist päeva ei tulnud enam. Ja pigem vaikselt niimoodi hakkas see asi laabuma, et lõpuks lõpptulemus oli see, et me vist tegime 2020 detsember alustasime, poe panime kinni vist. Ma ei teagi, kas oli äkki sama aasta lõpus äkki. Et alla aasta tegime, ei olnud ka alati aktiivsed, kuna oli kool ja mingid muud asjad. Aga lõpuks teenisime siis kuskil 1300 € käivet ja kaupade ostmiseks läks 1300 € oli kulud, et me jõudsime täpselt nulli ja neid mänguasju jäi siis kuskil 400-500 tükki alles, mille me nüüd sel kujul oleme siis annetanud enamasti lasteaedadele, aga me tegelikult otsime veel kohti, kuhu neid anda, nii et kui sa tead kedagi, kes tahaks paarsada popitit tasuta saada, siis anna teada, sest meil ikka veel tiksuvad need tegelikult. Tiksuvad nii-öelda omas kohas, et me annaksime need hea meelega ära. Aga jah, saime sõbraga oma esimese maitse kätte, mis tunnen oma ettevõtet teha, oli ülilahe tegelikult, isegi kui rikkaks sellega veel ei saanud. Saime tegelikult selle praktikaga väga palju õppetunde ja jäime ka nulli, mis oli nagu hästi. 11. klassis ma elasin tegelikult Ühikas, seal oli kuu rent oli vist mingi 50 €, toidu peale läks mul kuskil 80 €, ma pulkisin ka sellel ajal väga palju. Jah, sellel ajal ma sain oma raha nii-öelda vanematelt ja ma flippisin ka tegelikult sellel ajal Facebookis tooteid, näiteks ma mäletan üks hästi hea ost oli põhimõtteliselt selline, et keegi müüs see DD-J200 Pioneeri nii-öelda DJ-pult, seda müüdi mingi vend müüs 50-ga, ma ostsin ära ja siis müüsin mingi 150-ga maha, et see 100 € oli sellel nagu üli suur raha nagu, sest kui ma sain taskuraha mingi 150 € kuus, siis 100 veel sellele peale oli nagu peaaegu duubeldus, et see tegelikult see raha, mis ma sealt sain, ma alustasin oma nii-öelda teist ettevõtet, võiks öelda, mis põhimõtteliselt oli e-pood, mis müüs siis erinevaid LED-tooteid, sest ma tegelikult, see tuli üldse sellest valust, et kuule, miks saab ainult LED-e tellida mingi suurtest nagu suurtest poodidest nagu mingi K-Raudtee ja sellised kohad olid sellel ajal. Ja seal maksis LED-riba mingi 60 €. Et siis tuligi mõte müüa nii-öelda erinevaid LED-tooteid. Et see kukkus täielikult läbi, sest ma tegelikult isegi ma ei pushinud piisavalt, et ma tegin e-poe valmis, lisasin tooted sisse, tegin vist, kuna mul ei olnud lihtsalt rohkem raha, siis ma tegin 50 € eest turundust ja kui see ei töötanud, siis ma andsin alla. No jah, et tegelikult päris tobe jah, et ei oleks pidanud tegelikult alla andma sellel hetkel, aga kuna ma olin ka koolis samal ajal, siis andsin sellega alla ja panin sellele, tõmbasin joone alla nii-öelda. Siis 11. klassi lõpus või kuskil seal poole peal meil tuli idee teha sõbraga riidebränd
selle brändi nimi oli No Cap ja põhimõtteliselt see tuli tegelikult meie inside joke'ist oli see brändi idee siis tuli ja me ei dropship inud, vaid me tellisime kauba nii-öelda Pakistanist Eestisse, kusjuures kvaliteet oli ikkagi päris hea. Et jah, aga jällegi me tegime turundust ainult läbi Instagrami mingi postitust ja meil ei olnud raha panna väga Facebooki reklaamide alla. Ja lõpuks me müüsime siis ühe pusa oma klassiajale, et üliharuldane riidese, ainult üks müüdi. Nii et kes iganes teab, kes selle ostis, siis võib küsida, et palju maksab. Põhimõtteliselt saaks muuseumisse vist panna. Et me investeerisime kokku vist äkki mingi 750 eurot sinna alla äkki. Tagasi saime siis 30 euri, et selles mõttes oli päris kurb. Kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma läksin, ma 6 aega lihtsalt tiksusin suvel ja niisama pidutsesin. Ja siis ma läksin kaitseväkke, ma tegin 11 kuu teenistuse seal, lõpetasin siis noorem seersandina. Olen oma jaa üle väga uhke, väga tore jagu, aga terve selle kaitseväe teenistuse jooksul ma säästsin vist kuskil natuke üle 2000 euro endale kokku ja see oli siis eesmärgiga mitte soetada, aga nii-öelda üürid välja siis oma elamine Pärnus. Ja seda ma tegin, üürisin välja oma elamise, kui ma tulin kaitseväest välja, siis kaitseväest tulin välja 2024 aasta juuni ja 2024 aasta september ma siis üürisin oma korteri välja. See on selline väike 2-toaline, kus ma ka praegugi resideerun. Varsti on plaanis natuke suuremasse korterisse kolida. Aga mis juhtus oli see, et tegelikult see oli väga suur risk, mul ei olnud mingit sissetulekuid ja ma lihtsalt üürisin oma korteri. Ja kui ma kaitsest välja tulin, siis ma alustasin oma turundusagentuuri, mida ma olin tegelikult juba alustanud 3 aastat tagasi. Ehk siis selle backstory on see, et kuskil 2022 aasta jaanuar ma alustasin oma turundusagentuuri, see oli 12. klassi alguses äkki. Ja see oli selle riidebrändiga küllaltki samal ajal, et põhimõtteliselt läbi külmkõnede siis leidsin oma esimese kliendi. See lugu on väga haige, et ma alguses, kui ma tegin oma turundusagentuuri, siis minu klientuuriks olid nagu ehitusettevõtted, aga kuna mul alguses ei olnud mingit kogemust ega asju ette näidata, siis ma võtsin oma nagu kohalikud ettevõtted, mis mul oli. Ja ma helistasin siis ühele suurele aknafirmale ja kelle siis tooaegne juhatuse liige oli ka minu naaber juhuslikult, et mul oli siis nii-öelda näidata, et näed, ma on tuttav poiss põhimõtteliselt. Aga ma helistasin neile, ma leppisin kohtumise kokku, see oli esimene selline müügikohtumine, mille ma üldse tegin. Ja kuidagi ma suutsin neile, ma läksin 17 aastalt sinna ülikonnas ja ma kuidagi suutsin neile maa müüa, nagu selle teenustasu oli 840 euri kuus ja reklaameelarve oli 30 euri päevast tähendab. Ehk siis kokku mingi 1740 euri kuus sellise paketi ja ma ütlesin neile ausalt, et näed, mul ei ole kogemust, et tahakski teiega proovida põhimõtteliselt, mis hakkab saama. Ja kuidagi see läks läbi, et ma ikka veel tegelikult, tahaks öelda, et see on lakk, aga ma ei tea. See oli tegelikult minu jaoks ka uskumatu eufooria jällegi saades esimene müük. Ma tulin sealt kohtumiselt ära, istusin autosse, mis oli pargitud sinna maja ette ja ma lihtsalt lõin eufooriast oma seda rooli, autorooli, et see esimene müük on nagu selline asi, mida sa kunagi enam ei koge, et see oli minu jaoks nagu tegelikult ka avastus, et vau, et mis sain 1 tunniga nagu 840 euri. Just sellega, et ma tulin kohale, olin julge ja tegin selle ära. Sest see närv, mis mul sees oli, oli väga suur.
ma olen nagu introvert, täiesti introvert. Alguses esimesed müügikohtumised olid täielik piin. Nagu reaalselt seest oli reaalselt valus nendele minna. Aga ma lihtsalt teadsin, et see on ainuke viis, kuidas ma oma eesmärkideni jõuan, on see, et ma pean seda tegema. Ja ma teadsin ka tegelikult seda, et ma lõpuks harjun ära nagu uute inimestega kohtumistega. Ma lõpuks harjun ära, sest kui sa midagi teed nagu mingi 10 võib-olla 100 kordi, siis see on nagu sa nagunii harjud ära. Et sa ei ole 30. korral, sa ei ole enam mingi ülinärvis. Aga esimesed korrad olid väga valusad. Sain oma esimese kliendi oma turundusagentuurile, sain neile 18 000 eurot käivet esimese 30 päevaga. Ma õppisin ka reklaamid ära selle kampaania käigus. Õppisin reaalselt, kuidas turundust teha. Aga siis tuli kaitsevägi vahele ja ma ei saanud ka aktiivselt seega tegeleda, jällegi oli kool. Ja oli sellised olukordi, kus selle suur ettevõtte juhatuse liige helistas mulle keset tundi ja ma läksin klassist välja, võtsin kõne vastu, kartsin, et fuck, et nüüd on ilmselt midagi perses. Aga kui suures kunagi ei olnud nagu midagi perses, ma lihtsalt alati mõtlesin, et on, aga tegelikult ei olnud midagi. Aga naljakas fakt on see, et see esimene ettevõte, kelle ma sain, ma teen nendega senimaani. Ma olen nendega juba peaaegu 3-4 aastat koostööd teinud. Et see on ja nendega väga tore nagu muidu ka olla. Et see on mõnes mõttes irooniline, et nad on nii kaua püsinud. Ja ma jätkasin selle teemaga siis 2024 aasta suvel, kui ma hakkasin külmkõnesid tegema. Jällegi külmkõned olid selline asi, mis oli täiesti ulme nagu alguses. See oli nagu tõesti oli väga raske sinna rohelise nupule helistada kogu selle kartuse ja asjade pärast. Aga lihtsalt läbi sundimise ja läbi volüümi, lihtsalt läbi selle, et ma lihtsalt neid kõnesid tegin iga päev, siis lõpuks enam ei karda nagu. Alguses oli väga raske. Ma ei suutnud maksta esimesed paar kuud korteriüüri. Õigeks ajaks pidin pidalt vabandama omaniku ees, et mul ei ole raha, et maksta. Ja sellel ajal aitasid palju mu vanemad, kes on alati väga toetavad muidu, et peab selles mõttes väga kiitma. Ma sõitsin oma ettevõtte kõrvalt nädalavahetuseti Bolt Foodi, lihtsalt et arveid maksta, sest mu ettevõtte ei toonud veel mingit raha sisse. Ma tegin alguses väga palju tasuta tööd. Et mul oligi kokkulepe, et näed, et ma teen su jaoks 6 aega tasuta ja siis saad edasi vaadata. Siis lõpuks ma hakkasin võtma vist, alustustasu oli 200 eurot ja siis kui mingi objekt läheb lukku, siis mingi tulemustasu veel. Ja see oli see kõige madalam aeg, sest üks asi oli see, et ma ei saanud raha oma töö eest. Ja siis teine asi oli veel see, et ka kliendid olid pahurad minu töö pärast, et ei sobinud midagi ja tulemused olid halvad, sest need ootused olid hästi kõrged. Et see oli hästi raske aeg. Ma tahtsin alla anda, kui väga aus olla. Et ma tahtsin ka väga alla anda kogu selle asjaga, lihtsalt minna tööle, sest see lihtsalt tundus lihtsam, kui teha oma ettevõtet, lihtsalt minna tööle, saada see 2 kilo kuus palka. Aga siis tuli elukaaslane, ütles mulle, et ta tunneb, et ma olen nagu lähedal, et mingi breakthrough läbimurre nagu teha. Ja ma läksin sellega edasi. Hakkasin küsima raha oma töö eest. Tõin klientidele häid tulemusi, õppisin seadma õigeid ootuseid oma klientidele. Jaanuaris oli esimene kuu, kus ma teenisin 3000 eurot. Siis ma käisin paaril reisil vahepeal ja nüüd see aasta hetkel ma teenin keskmiselt 5 kilo kuus ja suveks on eesmärk siis
teenid oma esimesed 10K kuus, nii et praegu jah, pingutan selle nimel, et siin eesmärgini jõuda. Et ma tegelikult tahtsin selle video nagu sellepärast lihtsalt teha, et nagu näidata, et see on täiesti tavaline nii-öelda seal täiesti põhjas nagu korra ära käia. See on nagu, ma ei tea ühtegi inimest, kes ei ole seal põhjas nagu ära käinud ja on lihtsalt terve aeg olnud nagu, oota ma näitan siin, terve aeg olnud nagu niimoodi ja siis niimoodi. Vaid alati näeb see välja selline, et sul on niimoodi, siis sul on niimoodi ja siis sul on, siit alt on nagu üles. Lihtsalt hästi suur muutus on see, et kui sa hetkel teenid 0 eurot kuus, ja sa tahad teenida näiteks ütleme 10 000 kuus, siis sa pead nagu saama selleks inimeseks, kes teenib 10 000 kuus. Sa ei saa olla see inimene, see sama inimene, kes teenib 0 eurot kuus ja siis teenib 10 kilo kuus. Sa pead nagu alati need kõige ebamugavad asjad, mis toovad nagu kõige rohkem tulemusi. See on hästi hea lause. Kõik oleks ettevõtjad, kui see oleks lihtne, et lihtsalt arvest sellega, et see teekond ongi raske, see peabki raske olema ja sotsiaalmeedia on tänapäeval pannud nagu nii ebarealistlikud ootused, et kui ma alustasin sellega, siis mu ootus oli ka, et see on selline get rich quick scheme põhimõtteliselt, et paari kuuga on võimalik saada sellega põhimõtteliselt rikkaks, et see on praktiliselt võimatu teha, et see võtab aega, eriti kui sa näiteks oled ühes valdkonnas, siis lihtsalt ole selles ühes valdkonnas edasi ja saa rohkem teada selle kohta. See on minu lugu senimaani. Ma olen Andres Seeberg ja näeme järgmine kord.